Õnnistatud pühapäeva. Alustan oma minijutlust täna sellega, et ma loen ette ühte salmi tänasest evangeeliumist, nimelt Matteus 11:28. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Ja see on muideks, nagu võib-olla oled juba näinud, see sama salm, mis minu taha siin Saku Palmaja seinal on. Ja just see sama piiblisalm on valitud ka koguduse nõukogu poolt kui meie uue kiriku, suurema kirikukella piiblisalmi. Miks nii? Miks seda valitud? Esiteks on see salm selgelt seotud meie koguduse ajalooga. See on olnud siin Palmaja seinal mitu aastat ja selle mõttes üks osa koguduse identiteedist, just see sõnum. Teiseks on see üks kutsuv sõnum ja see on Jeesuse enda kutse inimesele, just nagu kellad ka. Kellade üks peafunktsioon on see, et nad kutsuvad just Jumala juurde, kiriku juurde. Ja kolmandaks siis võtab see väga hästi kokku meie koguduse missiooni, ka meie lööksõna või motto ütleb seda, et tule nagu oled, koos leiame tee, tõe ja elu. See rõhutab seda, et kirikusse tulles ei saa sa tulla kellegi teisena kui see, kes sa oled, oma heade ja halvade külgedega, ja tuleme siis Jumala juurde, tema püha templisse, kirikusse, selleks, et tema saaks meie patud andeks anda, meid uuendada, meid valgustada, anna oma püha vaimu meile nii, et me suudame elada uut elu tema sees ja minna sealt kirikust välja teisena kui see, kellena me tulime. Jeesuse ajal oli nii, et religioossed juhid, ehk siis juudid, panid inimeste peale päris suured koormad. Ja mõnikord oli sellised koormad, mida inimene ei suutnud kanda. Ka majanduslikus mõttes oli oodatud, et sa tood nii ja nii palju ohvreid, aga kui sa oled väga vaene, ei olnud sul seda võimalik ja sind loeti patuseks. Nüüd Jeesus tuleb ja tema sõnum on, et see ei loe. Tulge minu juurde kõik. Tulge Jumala juurde kõik, kes olete koormatud ja vaevatud. Ja mina annan teile hingamise. Ja see on tähtis osa kristlikus õpetuses ka tänagi, et ühtegi inimest ei saa tulla Jumala juurde kiites oma hea tegud. Nii-öelda lugeda Jumalale ette oma head tegusid ja oodata, et nüüd teda kõik küll võetakse Jumala riiki vastu. Vaid vastupidi, taevariiki pääsed ainult Jumala armu kaudu, Jeesuse kaudu, kes võtab patus inimese vastu, kui inimene iseennast alandab ja pöördub Jumala poole Jeesuses Kristuses. Ja see muidu ei tähenda seda, et head teod ei ole midagi väärt. Need on ka tähtsad, aga me võime vaadata meie hea tegude peale kui meie usu viljad. See, mida me usume, seda me ka teeme ja võime ka vaadata oma heategud kui tänulikkuse väljendamine. Ja täna sel pühapäeval on just tänulikkus üks peateema. See on püha vaimu töö meie sees, et meie suudame siis Jumalale midagi tagasi anda oma elus. Praegu on meie Eesti ühiskonnas palju juttu sellest, et mitte kõik inimesed on igale poole oodatud. On mõned inimesed, kes ei pääse praegu näiteks restorani või kinno või kontsertidele, spordikeskusesse ja nii edasi. Teised aga pääsevad, sest nendel on selline pass,
millega siis pääsed sinna. Ja see pass on siis vaja näidata. Kirikus aga ei saa olla nii, et mõned võetakse vastu, sest neil on see õige pass olemas, teised aga, kes seda passi millegipärast ei ole, nemad ei pääse. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See on kiriku jaoks minu meelest väga tähtis, sest kirik peegeldab Jumala riiki ja peaks peegeldama Jumala riiki. Nii et kui me usume, et Jumala riiki pääsed ainult Jeesuse kaudu ja armu kaudu ja et siin on oodatud kõik, siis peab ka kirikus olema nii. Ma tean inimesi, kes tunnevad seda aega praegu kui väga raske, kes leinavad selle üle, et nemad ei ole igale poole oodatud. Mõned neist isegi olid valmis tegema kõike, mis nõutakse, aga tervislikutel põhjustel ei saanud nad seda teha, ja nad ei pääse sinna või nad ei pääse sinna. Neile ja meile kõigile, kes tunnevad ennast tõrjutuna, eksinuna, kodutuna, kes ei näe oma elus valgust, kes on kogu aeg stressis, kes tunneb, et ei saa hakkama. Kõikidele kehtib see Jeesuse sõna täna. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peal ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.